Tere! Tere! Kas te üldse näete ka, mis meil siin jagada on? Täna on nii ilus päikseline päev, aga ma alustan sellega, et ma olin siin aasta tagasi ka ja siis oli tegelikult kurb päev, aga sellepärast, et üks selle piirkonna, üks kogukonna tähtis inimene lahkus, Sven Kessler, aga ma ikkagi mõtlesin, et ma ütlen seda sellepärast, et minu meelest minu jaoks temaga suhtlemine nagu kannab võib-olla seda vaimu, mida me täna tahame siin jagada, mis on selline julgeid mõtteid sisaldav ja avarat tunnet hoidev, et maailmas on palju asju võimalikud, isegi kui mõnikord kuskil maal väikses kolkas elades tundub, et kõik on nii staatiline ja lootusetu. Et siis ma arvan, et tänane päev on hea selleks, et tõsta oma tuju ja ettekujutust võimalikkuse kohta. Ja mul on hea meel, et meil on tekkinud võimalus koos vennaga jälle kõneleda ja koos jagada midagi. See on alati nagu eriline, et mina tihti pean üksinda oma jutustamisi ja Sander vist ka. Jah, ma ütlen ka omalt poolt tere ja tõesti maainimese rind täna ilmselt nagu kaabib nagu sinna mulla poole, aga ma arvan, et vaadates ilmateadet, siis võime rahulikult hingata, et väga pikaks siseruumidesse ei jää ja kevad ei ole ka veel täielikult käes, aga tõesti selline nii-öelda idee ja plaan rääkida sellest, et mida siis nagu maaettevõtluses võiks ja saaks ja on võimalik teha, tekkis ja elu on niimoodi läinud, et me oleme mõlemad maal üles kasvanud põllumehe peres ja see on siis nii-öelda meie see taust, aga meid ei ole kunagi nagu sunnitud nii-öelda sunnismaiseks jääma, et haridusteed ja rännuteed on viinud meid kodust kaugemale ja nüüd ikkagi tiiruga kenasti Eestimaal tagasi ja mina nüüd ka viimased 10+ aastat ka siis teravilja kasvatusettevõtte juures tegutsemas ja täna seda juhtimas. Ja siis Mariann on permakultuuri ja ütleme õigusteaduse ja okeanoloogia ja loodusainete õpetamise ja ma ei tea, mille kõige veel teemadega ennast nagu omasoodu harinud ja toimetanud ja nüüd me ütleme siis vaatasime, et kuidas me saaksime üheskoos panustada pereettevõttesse paremini loodusega koostööd saavutades ja ka sinna tuua juurde selliseid nagu fun'i, rõõmu eesti keeles. Ja mu tütar sündis 2020 aasta novembris ja ma mäletan sellise aeg, mil ma võtsin ühendust ühe Inglismaa konsulendiga, ma kuulsin teda taskuhäälingus ja ta tundus esimene Euroopas olev tüüp, kes nagu räägib sellist asju, mida enamasti Ameerikas räägitakse. Aga ütleme, et ta oli hästi avatud põllumajanduse ütleme siis innovatsiooni osas ja ma võtsin temaga ühendust ja võib-olla suur osa sellest ettevõtte virnastamisest, millest me täna räägime, nagu pärinebki tema talu näitel. Et teisipidi mina, Sander tõi selle sisse, see inimene on Ben Taylor Davis, aga kui me käisime tal külas 2023 talvel, siis miks see mind vaimustas oli see, et ma sain aru, et ahaa, et näed, et see on permakultuuri rakendus. Et mina olen uurinud permakultuuri ja siis selline virnastamise mõte ehk inglise keeles stacking functions või stacking enterprises, et see on tegelikult selline loodusest tulenev mõte. Kui me räägime sellest tegelikult kohe natuke lähemalt koos piltidega.
see on nii-öelda üks asi, millega me oleme pihta alustanud, aga sellest me ka räägime natuke edaspidi lähemalt. Aga lihtsalt sellest meie peretalu taustast, et ma siin viimasel hetkel panin mõned ajaloolised pildid ka ritta, et meie oleme kahekesi vennaga kasvanud üles nii-öelda vabariigi algusaegadel, kus meie isa ja ema otsustasid olla nii ettevõtlikud, et hakkasid nullist talu ehitama siin Liiguala küla maadel. Ja algus oli ikkagi selline üsna eluline, et neil olid köögis rakkes korteris elades olid mõned lambatalled seal, kui neil ema ei andnud neile alati piima ja suveti tulid vanaisad ja vanaemad ja muud sugulased kokku, et heina teha ja saunavihtasid teha. Ja meie esimene traktor on ka pildi peal, kes nüüd just jõudis tee tagasi oma alguspaika natukene läbitrööbatumana. Aga meie oleme saanud oma sellised maakogemused seal, et seal traktori, mõnikord isegi vanaema sõitis selle traktoriga, et niisuguseid toredaid mälestusi. See on üks kord. Oma jagu, et meie, ma arvan, mõlemad sõitsime enne traktorite ja masside ja muude selliste masinatega enne kui autodega. Ja siin on üks selline huvitav, võib-olla sa võite ise rääkida, aga et meie mõlemad nagu lapsepõlve sõbrad kooliaegast ka on need, kes meil on praegult... On masinaoperaatorid ja ütleme niisugused töömehed ja see on nagu huvitav jah, et ma sõpradega koos igapäevaselt seda teen ja meil on meeskond on väike, aga pind on kasvanud täna nii-öelda 0-st 1200-ni ligikaudu, et siis mu isa on hariduselt insener, põllumajandusinsener, et tema jaoks siis masinate pool ja see efektiivsuse pool on siis pidevalt olnud see, mis on meid nagu edasi ütleme siia toonud ja ma nimetan täna, et tänapäevases poliitilises, majanduslikus ja ütleme siis keskkonnasituatsioonis ma tajun, et minu elutöö on nagu see, et kuidas et kui enam tehnoloogiaga nagu efektiivsemaks saamine nagu hästi ei õnnestu, sest me kasutame juba täna, ütleme, tipptehnoloogiat, siis tulebki otsida paremat koostööd nagu loodusega, et me oleme võib-olla läinud nii-öelda sellise tehnilise mõtlemisega ja loodusesse ja mulda hästi tehnokraatlikult nagu suhtumisega jõudnud sellisesse punkti, kus oleks mõistlik kaasata taaskord loodus ja mitte nagu otsida kompromissi ja võib-olla sealt ka see taastava põllumajanduse huvi selle vastu ja nende printsiipide nagu tundmaõppimine Eestis, et me räägime sellest ka peatselt, aga jah, Äärmuise osaühing on see juriidiline keha, mille alt me siis toimetame, et võite pärast teadmikust minna vaatama, kuidas asjad päriselt on, aga me oleme üldiselt ikkagi, oleme selle tegevusega kasumlikud ja oleme arenev ettevõte. Ja see, mis ma just ütlesin, nagu minu motivatsioon ongi täna nagu otsida, et kuidas meie ütleme siis ettevõtte 10 aasta pärast oleks või ka pikemas perspektiivis oleks ikkagi jätkusuutlik ja kasumlik nii looduse kui ka inimese vaatevinklit silmas pidades. Jah, ja võib-olla mina võin sisse tuua selle, et tegelikult see punkt, kus me täna oleme, on hästi rõõmus, aga sinna jõudmine on olnud nagu ikkagi selline väljakutsuv ja õpetlik teekond, kus mõnikord sa loed seda, kuidas et alati isegi nagu ei öelda nagu otse sõnu välja seda, mida mõeldakse, et mina ka lugesin ajalehest seda, et isa arvab, et ma olen panustanud meie ettevõtte arengusse, kuigi meie tihti hoopis vaidlesime. aga see, et see nagu võib-olla lihtsalt iseloomustab seda, et need teekonnad on teinekord käänulised, aga ikkagi tuleb püsida nendel radadel, mis kuidagi südames õiged tunduvad ja siis ühel hetkel see kõik kuidagi langeb oma õigele kohale ja tundub, et mina lihtsalt mõtlen nii-öelda naise vaatenurgast natukene seda,
et kui tekib see ettekujutus, et meil on vaja põllumajanduses teha ja ettevõtluses, maaettevõtluses teha koostööd loodusega, et siis nagu korraga tekib see ruum, et naistel on ka midagi teha. Sest et mulle tundub, et kuidagi olemuslikult naiste roll on nagu elu sünnitada, kasvatada, et siis kui põllumajandus tegeleb kogu aeg sellega, et kuidas nagu neid halbu asju ära kaotada, et siis pole nagu naistel midagi kuidagi olemuslikult teha. Aga nüüd, kui see vaatenurk on sisse tekkinud, siis... Ma naised sõidavad traktoriga, aga meie vanaema sõitis traktoriga. Ei, no jaa, aga pane mul lihtsalt... siis, kui me heina kokku korjasime midagi sellist. Et lihtsalt kuidagi, et meil on vaja see elu nagu elurikkaks saada uuesti igas mõttes ja mulle tundub, et see on see koht, kus miks täna see formaat on ju ka tegelikult, et ei ole ainult, et mingid põllumehed, mehed saavad kokku ja arutavad asju, vaid et siin on lapsed, naised, pered, et see pilt olekski, meil on seda mitmekesisust nagu vaja igal tasandil sisuliselt. Võib-olla see on see mõte siis, et mitte nagu vastanduda, vaid lihtsalt öelda, et lähme koos edasi sisuliselt. Ja meie nagu kokku saimegi, mind võeti tööle ettevõttesse siis, kui toimus esimene taastuva põllumajanduse foorum eelmisel aastal. Ja. See oli siis peene nimega Northern Roots. Northern Roots foorum, jah. Jah, Marion töötab ökoloogina meil ettevõttes, et siis tema tööülesanded ongi ökoloogiaga seoduvad. Aga täna meil on see teema, miks te siia tulite ka, võib-olla see, ma ei tea, mis teid igaüks motiveeris, me saame tegelikult pärast on see selline jagamise ring ka, aga ma arvan, et üks asi on see, et see küsimus või mõte sellest, et milline see tuleviku põllumajandus siis võiks välja näha või maamajandus on ju, et mitte võib-olla ainult põldudest ei pea rääkima. Tegelikult öeldakse, et põllumajandus ei olegi üldsegi mingi majandus. Äkki Ott oskab nagu kommenteerida seda, ta natuke nagu on ka, aga ütleme, nii palju muutuvaid asju on, et loodus ise on nii muutuv, et see tihtipeale viib olukorda, kus me käive on niivõrd ette ennustamatu, et ta muutub nagu hoopis riskimajanduseks rohkem, aga see selleks, aga kindlasti see tähendab, see on ka nagu üks motiiv, et miks neid munasid erinevatesse korvidesse panna ja kolmas laiem mure on nagu see, et mis me siin maal nagu teeme, et kui meil töökohti ei ole, siis kui meil on üks suur põllumees siis ühes külas, siis mõnes mõttes see nii ongi ja siis seal ühel põllumehel hakkab seal üksi tegelikult kurb. Ja teistel pole tööd, ütleme, et see idee nagu tegelikult võikski olla, et kuidas me suudame ühes punktis rohkem majanduslikku tulemit teha lõppkokkuvõttes ka ja ilma, et me peaksime looduse nagu ära õgima. Ja kuidas teha niimoodi, et meie lapsed tahaksid ka sellega tegeleda, mitte ära põgeneda ja mitte kunagi tagasi tulla. Et see pani meid mõtlema selle peale, et Stefan Kerner, kes tuleb meil appi seda kirnastamist seal ellu viima, et tema, kui ta tuli meie tallu, siis istusime laua taha koos isaga ja siis üks huvitav küsimus, mida ta küsis, oligi see, et meie isa käest, et aga mida sa oled teinud, et su lapsed täna siin laua taga istuvad? Ja ma arvan, et isa nagu tegelikult, ma ei tea, kas ta on selle peale mõelnud, ma ei tea, kas sa oled küsinud isa käest, et kas ta on seda teadlikult teinud või kuidas see nagu juhtunud on, aga isegi kui see on mitte teadlikult juhtunud, siis ikkagi on seal see mõttekoht sees, et millest õppida, et kuidas see võimalik on, mis selleks teha tuleb ja võib-olla mida selleks mitte teha tuleb. Võib-olla selleni jõuame küsimuste voorus. Ja siis meil on nagu see reaalsus, mida me kuuleme igalt poolt meediast, et meil on, et loodus pluss inimene võrdub probleem on ja, et just kui parem oleks, kui inimest poleks või vähemalt looduskaitsjate mõtetes mõningates võib-olla see võib sees olla. Aga et kas me saame sellele asjale teistpidi läheneda, et mina nagu, kuna mina olen permakultuuriga valinud tegeleda või see on mind köitnud, siis sealne mõtteviis ongi see, et äkki probleemi sees on lahendus, et äkki inimene saab olla see positiivne jõud, kes mõtleb, kes kasutab oma aju loomingulisel viisil ja mõtleb välja lahendusi, mitte ainult probleeme. Ja
siin on üks, see küsimus nagu suurem ongi siis, et hea küll, et me võib-olla oleme tekitanud probleeme, aga et kus need lahendused siis peidus on ja see küsimus, mida mõelda ongi see, et aga kuidas loodus teeb, et kuidas loodus on suutnud miljonite ja miljardite aastate jooksul elurikkust juurde kasvatada sisuliselt. Ja nagu kogu aeg, et meie ju kogu aeg loodame selle peale, et loodus toimib, et ikkagi oleks puhast õhku ja puhast vett ja tärkaksid kevadel need asjad sealt üles, mis seemned me maha oleme külvanud. Et no, et mis jõud see on või kuidas see asi käib, et see ongi see, mida permakultuur võib-olla uurib, mida kindlasti uurivad igasugused teadlased ka, aga tegelikult ka see, mida põllumees nagu eeldab seda, et see seal on, see jõud. Ja no me ikkagi eeldame, et vihma tuleb see aasta kevadel ja tuleb ka maikuus ja tuleb ka aprillikuus ja sooja. Ja üks nagu viis, kuidas loodus toimetab, on see, et loodus täidab kõik saadaoleva ruumi. Me teame seda andmete kohta ka, et need täidavad kõik saadaoleva ruumi ja kõik energia, mis meil on, me kasutame ära, isegi kui me 2 korda rohkem toodame. Aga see on võib-olla nagu üks selline looduse muster, et kõik ruum, mis on, tuleb ära täita. Igal pool on keegi, kes suudab seal kasvada, et seal, kus meie ei suuda põldu harida, suudab mingi huulhein seal rabas ikkagi kasvada ja siis, kui mingi maa on hästi vaene, siis ikkagi seal on keegi, kes seal kasvab ja need kooslused on omakorda erilised ja väärtuslikud. Miks need pildid nagu juttu on nagu puudu? See sõna, mis seal on see mitmekesisus. See ongi, mis on hea asi, et tegelikult ju kõik saavad aru, mis siin kirjutatud on. Et aju nagu paneb selle ülejäänud nagu pildi kokku, et nagu tehisintellektile võid ka kirjutada vigases kirjas, ta saab ikkagi aru, et see võib-olla see ongi hea siuke nagu, et nagu jätta ajule võimalus mõelda. Et kui loodus teeb niimoodi, siis see on see mingi selline ideaalpilt, kelle mingi kunstnik on teinud selle loodusrikas Eesti projekti raames, mida Tartu Ülikool ja igasugused muud asjad eest veavad ja teevad. Et nii-öelda, et kui meil on põllumajandus muutunud selliseks nagu tühjemaks väljaks, et kuidas siis teha nii, nagu loodus teeb, et täidab kõik olemasolevad nišid, et siis igale poole mahub midagi rohkemat kui lihtsalt selline üksluine väli. Aga selleks, et nagu näha, mis lahendusi meil on, tuleb vaadata probleemidele otsa, et näiteks see pilt selle korralikule põllumehele on tegelikult nagu unistuste pilt on ja kõik sirged read, sõidan, põllud on jaotatud normaalsel viisil ära, ma saan masinatega ringi pöörata, kuskil ei jää mingeid tobedaid nurkasi, poste ka ei ole, et tundub nagu selles mõttes lahe, eks ju. Ja see ongi selline minimalistlik kord, mis on meil praegu ka moes. Aga siiski seal on mõned probleemid, et elurikkust on üsna vähe. Siin on ju isegi paar rohelist triipu on. No jah, keegi on jätnud mõne nurga. Ei, see on teise põllumehe maa. Aga siin, kes puudu on tegelikult inimesed, et seal on märgid talukohtadest, mis kunagi olid, aga mida enam ei ole. Et põllumees on selle teinud tõhusaks põllumaaks, korstna pikali lükanud ja võib-olla üks puu jäi alles. See on meie maastikega juhtunud. See ju tegelikult juhtus juba nõukogude ajal, et selles mõttes ei saa öelda, et praeguse põllumehed on selle peamised põhjustajad, aga nad... Jah, ma lisan siia kommentaari, et see on tõesti, meie põllumajandus on väga tugevalt ikkagi meie ajaloo nägu ka, et kohtades, kus maaomand ei ole nii-öelda natsionaliseeritud vahepeal ja uuesti tagasi jagatud ja suure kommunistliku egiidi all põllud suureks tehtud, siis seal ikkagi täna me võtame siin näiteks, ma ei tea, Austria või Holland, kus nagu need sama väli oleks, siin oleks võib-olla 15 triipu, et küll, aga seal ongi nagu ühtepidi oleks see nagu hea, teistpidi, me oleme täna siin, kus me oleme. Me ei saa nagu midagi... Fakt on see, et inimesi on maal
nagu hõredalt. Jah, no see on... Selles mõttes sõltumata minevikust, sõltumata kes seda teinud on, see on lihtsalt praegune hetk ikkagi. Et inimeste elurikkus maal on väike ja eluslooduse elurikkus, no ütleme, skaala mõttes sõltub kellega võrralt, on ju, kuskil Hollandi või noh, see Ben Inglismaad ütleb ju ka, et jumala pärast ärge jõudke siia, kus meie oleme. Et teil on nagu hetkel seis parem, et teie mullad ei ole veel nii kadunud ja nad ei ole veel nii lämmastikusõltuvuses ja tegelikult nagu meil on hästi paljud asjad. Aga lihtsalt see suund tundub vahel, et me nagu üritame ikkagi nagu järgi jõuda kuskile ja siis, kui nemad juba on tegelikult otsa ringi pööranud, siis me ikka veel nagu üritame järgi jõuda suunas, mis võib-olla ei kanna meid tegelikult pikas perspektiivis edasi, et meil on vaja neid kurve teha, mitte sirgelt põrutada võib-olla. No jah, selles kindlasti, ütleme siin, meil on talv ja see talv on ühtepidi ta on nagu ta on meile nagu takistus ja risk, aga ta on ka meile nagu võimalus, et maa puhkab sellel ajal, midagi ei toimu samal ajal, et ütleme, nii-öelda kahjurid on ka nagu, ei tee samal ajal eriti kahju ja see on nagu andnud selle võimaluse, et me ei saa olla nagu niivõrd intensiivsed mõnes mõttes ja see talv nagu taastab ka nagu... Eriti kui lumi peal on, et siis ei voola minema. Jah, et... Saa nii palju vihmu kui seal Bennil. Jah, et see kindlasti on üks nagu meie kandi nagu risk ja võimalus, mis täna nagu meid hoiab ja samal ajal, kuna ei toimu ka niivõrd tugevat nagu ütleme elutegevust mullas, siis ei ole ka, ütleme, nii tugevat nagu süsiniku lendumist, mis on ka tegelikult elutegevuse nagu tulemus. Et sellest tulenevalt, ma arvan, et me oleme sellises huvitavas piirkonnas. Et meist väga põhja poole talivilju enam ei kasvatata. Meie täna väga tugevalt toetume nagu taliviljade kasvatamisele, mis on ka tegelikult viimase 20 aasta trend pigem, et sordid on paremaks läinud ja agrotehnika on paremaks läinud, mis on võimaldanud seda teha. Aga täna ilma taliviljadeta, ma arvan, majanduslikus mõttes teravilja tootmine oleks suure küsimärgi all, et siis me peaksime juba midagi muud tegema. Aga ärme sinna praegu rohkem kaugele minna. Lähme hoopis sellest, et me peame tuvastama mõned probleemid. Üks probleem on see, et meil on mullas vähe elustikku lihtsalt sellise reaalse faktina ja siis meil siin selle sama reisi käigus, kus me Benni külas käisime, siis arutasime seal teiste põllumeestega ka ja kellega nüüd see arutasimegi? Seal olid arust. Jaa, aga see noorem, mis ta nimi nüüd ongi? Ma ei saa veel. Jakob Lindomiga arutasime, et kuidas nimetada seda mulda, kus on vähe mullaelustikku. Meie nagu selline mullateadus lähtub muldadele nagu läheneb teistmoodi, et meil on nagu hästi palju mullaliike ja tüüpe, aga nad ei kõnele sellest, et kas mullas on elu või ei ole, et meil ei ole selle kohta sõna. Ja siis me koos kuidagi tuli see mõte, et aga kui see M sealt ära võtta, mis tähistab näiteks mulla mikroelustikku, et siis jääb järgi uld ja siis see nagu kirjeldab seda olukorda, kus mullas on liiga vähe elustikku. Ja siis me ei saa nagu leida lahendust, kui me pole nagu teadvustanud probleemi. Et see on lihtsalt nagu see väljendus on seal mullas võib-olla üks kõige kriitilisemaid, kuna nagu öeldakse, et kui pole mulda, siis pole tegelikult tsivilisatsiooni ja me elame selle mulla peal, igal pool kõnnime, sõidame ja loodame selle mulla peale. Et siis meil tuleb nagu tuvastada oma ajus, et sellega on mingi kala. Aga lähme sellest kurvast kohast nüüd edasi, et mida siis nagu muuta, et kus need lahendused peidus on, et see pilt on ka sealt Inglismaalt Benni juurest, kes ütleb, et peaks asju nagu toredalt tegema, et tema on siin kaasanud muuhulgas ka kunstnik, et seda pilti üks selline meil on ka selliseid koledaid nõukogudeaegseid hooneid, ja me võime mõelda selle peale, et äkki teeks selle millekski ägedaks, et oma mõtet ja suhtumist muuta, ja äkki see muudab meie tegusid või midagi, need kõik on nagu üks ports. Nad on omavahel seotud tugevalt, jah. Aga see kindlasti, temal käib seal ka nii-öelda inimesi palju läbi ja ta ütlebki, et farm people, et nii-öelda majanda inimesi,
et kutsun nad külla, näita neile, kus on põllud, kus on linnud, kus on loomad ja müü neile oma muna, pasta ja liha ja midagi veel. Ja nagu ütleme siis viisakas mõttes nagu ongi nagu farming people. aga nagu jah, see mõte, et samal ajal tutvustada seda ka kõike, et mis toimub ja mis on võimalik. No ja seal ongi see lahenduse koht, et nagu laste mängud, et üks mäng võtab vähe ruumi, kui seal on õigesti see kujud on nagu võimesti üksteise sisse panna, et siis on hea koristada. aga on hea ka seda ruumi luua. Ja see mõte siis inglise keeles ongi stacking enterprises või stacking functions. Eesti keelde see tõlge võiks olla virnastamine, et sa saad mingeid asju või see on nagu loodus täidab kõik nišid ja täidab tihedalt ära kõik olemasoleva ruumi. Et kas see, mis see sõna seda kirjeldab, aga see mõte on nagu see, et kuidas võimalikult palju mahutada ühte ruumi ära midagi ja selle pildi peal on, et Bennil on seal jaanalinnud, siis eemalt paistavad tagant need triibud, mis on sisuliselt nagu selline agrometsanduse triibud, kus ta on isutanud erinevaid asju, muuhulgas ka oliivipuid, sest ta loodab, et kliima soojeneb ja seal Lõuna-Inglismaal varem või hiljem on võimalik 300 aasta pärast oliive korjata ja siis ta juba isutas need ära, et tal lastel oleks nagu selline kindlus olemas tuleviku osas. Seal mõned read eemal on muuhulgas ka teepuud kasvama pandud. Siin on ka tammesid ja kõiki muid võib-olla remargina tuleks öelda, et Ben on ka väga selline, ütleme, ta teeb kõike, mida teha saab ka tõenäoliselt, et ta ei ole niisugune nagu keskmine Joe või nagu, et on niisugune nagu äärmuslik Joe pigem. Aga ma arvan, et sellised inimesed ongi sellepärast olemas, et teised kas või nagu grammikese sealt võtavad, siis juba on tegelikult suur nagu muudatud. Et me viimane kord, kui me Benniga kohtumine oli, siis ta ütleb ka, et tema ülesanne on meile kogu aeg jalaga tagumikku anda, et me liigutaksime kas või mingi väikse asja, et umbes tema räägib, et tehke see Johnson suukompost esimese asjana ära ja siis meil võtab see ikkagi 3 aastat aega. Ja siis me saame aru, et jah, selle oleks pidanud esimese asjana ära tegema. Aga sa saad sellest aru alles siis, kui sa sellest lõpuks aru saad. See ei ole alati nii lihtne. Aga natuke selgituseks, et kuna ma olen harjunud nagu nii-öelda selgitama asju, et miks see virnastamine oluline ongi, siis see mõte on nagu selles, et näiteks on üks viljapuu, ütleme õunapuu, et siis mis sellest õunapuust saab, on ju? Esimene mõte on ikkagi, et õunu, et mingid vilju, mida ma võiksin ära korjata. Aga tegelikult on see kellelegi elupaik, kus peatuda ja laulda, pesapaik, kus oma poegi kasvatada, siis seda pole hästi näha, aga siin on pilte sammaldest ja samblikest. Siis kui kliima muutub, siis aina rohkemaks muutub, on küsimus varjust, et mul oleks vaja kuskil jahedust saada, siis mulla all tegelikult kasvavad siin seened ja see puu tegelikult toodab meile kogu aeg hapnikku, püüab vett maastikku kinni, seda, et meil ei oleks siin kõrb, on ja kõik see ringlus toimib. Ja see ongi nagu see, kuidas üks element ehk siis viljapuu näiteks on ja või ükskõik mis puu täidab hästi palju erinevaid funktsioone. Küsimus on, et kas me teadvustame neid ja kas me oskame neid ära kasutada, et tegelikult vana viljapuu, isegi kui sulle ei meeldi need õunad, sa võid oma aeda jätta mõne selle teise funktsiooni pärast, et kui sa tahad linnulaulu kuulata või kui sa tahad varjus olla või kui sa tahad näiteks kiiktooli sinna riputada. Aga Sander ütles, et lähme nüüd edasi. Ma lihtsalt vaatasin, et meil on ajakava. Kas me alustasime mõni minut hiljem? Jah, võib-olla. Ei alustanud kell 10. Sander juba mainis ennem ära ka, et ärme pane kõiki mune ühte korvi. Ja see ongi see, et ma võiks saada oma ütleme, selle funktsiooni, mis näiteks on ellujäämine maal, toidu saamine, oma laste kasvatamine seal, et mitu asja võiks mulle anda selle sisendi, et sellepärast ju põllumehed ka mõtlevad, et ma ei pane ainult talivilja, ma ei pane ainult suvivilja, vaid see on ka väike ümberjagamine, on ju. Aga lihtsalt see saab nagu laieneda rohkematesse kohtadesse. Jah, siin on see Benni juurest veel mõned pildid, et siin on issand, ma nüüd ei näe, mis seal kirjas on, siin on nii.
5 oliivipuud, siis kes pere siis istutas need, et me nagu mõtleme selle peale, et äkki oliivid annab meile tulevikus saaki siin Inglismaal. Et see on see ja see pilt on, mis pole nii väga hästi näha, aga see on, Benil on seal väga äge vaade. Et see oligi see arutelu koht, kus me ütlesime, et noh, et aga sul on tore küll, et elad seal 10 000, ei 100 000 seal linna kõrval, et mis viga sul seal mingi talupood teha ja müüa seal jäätist ja limpsi ja piima ja leiba ja liha, on ju. Et noh, et kus meil siin maal, nagu, kes see tuleb meie talupoodi, kui me selles püsti paneme. Aga mis on tema vastus oli, see on te mäletada? Paranda mind. Et noh, tema ütles, et aga te olete siis nagu Kanada, on ju, et kus nagu kõik on tühi, aga on palju ilusat loodust, et meelitage need inimesed kohale siis sinna sellega, et jõe ääres on jäälind või et tegelikult, ta ütles, et Inglismaal on väga hullud inimesed, kes tahavad linde vaadelda kogu aeg ja kui nad juba kohale tulevad, no siis anna neile süüa ka ja lased neil kuskil magada ja noh, tema lihtsalt pani putkad omale sinna mäenõule peale, no et saad ööbida ja seda vaadet vaadata, kui sa hommikul üles ärkad, et seal on ilus vaade, on ju, et me võime seda tekitada. Agriturismi. Agriturismi. Eks see võib-olla natukene tuleb ka nüüd, võib-olla jõuame, seal on meil Viinamarja istandus on ka seal, mis ta väitis, et oli tema jaoks väga kasumlik. Ja tõesti maitses ka hästi ja tekitas joviaalsust. Küll aga võib-olla see mõte, nagu, et kuidas siis jõuda nagu kõike teha, et tegelikult ma täpselt tea, mis järgmine slaid oli, aga see ongi võib-olla hea näide, et noh, et täna mina nende hekkide ja puuderibadega nagu nii palju ei tegele, sellega tegeleb Mariann. Et näiteks noh, et me peamegi nagu, et see nagu, kuidas siis noh, et me ei saa nagu kõiki asju 100% ise teha ja ise kontrollida. Ja kui me tahame seda teha, siis me jõuame õige pea sinna, et noh, siis kuhjuvad asjad nagu halvas mõttes. Just tekib mingid virnad. Jah, et ütleme, et siis, et see, et kuidas näiteks, kuidas siis paljud asjad nagu toimima saaksid, siis ma näengi, et seal on nagu usaldus vajalik ja koostöö ja üksteise nagu osalused nii-öelda ka selles mõttes, et minul ei pea olema näiteks mingit teadmist, aga kellelgi teisel on teadmine ja motivatsioon. Et me jõuame ka varsti mõne slaidini, kus on näha, et kuidas teha põllumajandus, kui sul ei ole ei maad ega loomi näiteks. Noh, et või vastupidi, et see pigem on ikkagi nagu natuke ka nagu fantaasias ja pealehakkamises nagu kinni ja ka heade kokkulepete ja nagu noh, suhtlemise ja mõtete jagamise juures. Ja üks idee täna nagu ka sellest ongi see, et me räägime sellest, me ei tea nagu, mis teie kuulajate peades nagu toimub. Võib-olla me hakkame teiega koostööd tegema või kellegi teisega siit saalist, et võid hakata oma vahel koostööd tegema või noh, mis iganes nagu sellest arvame. Aga see ei tähenda, et mina üksinda teen kõiki asju või et Ben seal oma talus teeb kõiki asju, tal on seal 4, 5, 6, 7 koostööpartnerit, et selles mõttes see on niisugune jah, nii-öelda taustaks. Meie oleme tegelikult ainult alles nagu selle asja igat pidi alguses, et napilt on nagu üldse öelda midagi, mida me nagu selles suunas teeme. Me räägime oma tahtest praegu ja väikestest tegudest. Jah, väikestest tegudest. Me saame rääkida nendest väikestest tegudest, millest esimene sügisel alustasime heki istutamisega, kus muuhulgas on ka söötavaid vilju ja neid hekke tuleb juurde, et me 120 meetrit on rajatud, 4 kilomeetrit on kokku vaja saada. Mida? Selles hekis on metsast toodud erinevaid puid nagu türnpuud ja pihlakad ja magesõstrad ja punased sõstrad ja mustad sõstrad, siis seal on lodjapuid, viirpuid, sarapuid, pärn, mänd üks. et selles vist lehist ei ole lehist on, et sisuliselt me katsetasime, mis me kuskilt leidsime, sest et me saime aru, et see reaalsus Eestis, kui sa tahad, ütleme, palju istuda looduslikku päritolu, ütleme, kohalikke liike,
ja sa ei taha iga puu peale kulutada 20 euri on ju, või põõsa peale, siis on sul nagu need variandid tõmbavad koomale, et sa kas otsid neid ise metsast või vanaema aia tagant, kus on midagi paljunenud ja siis mingeid asju siis saad puukoolides, kui sa neile juba nagu varem ütled ette, nii et ja sellepärast meil ei ole veel 4 kilomeetrit istutatud, et me saime aru, et neid taimi on väga raske üldse kuskilt kokku saada. Aga me nügime neid ja ütleme, et hakkavad teised ka tahma neid istutada, et hakake juba kasvatama. Ja sellepärast me siin räägime, et äkki siis keegi tahab veel hakata istutama. See on ka näide, et see on koostöödega Tartu Ülikooli ühe projektiga, et kus antud juhul siis nagu ütleme, see on üks nagu elurikkuse taastamise tööriist on siis nagu hekkide ja puuderibade loomine põlluservadesse, põllu keskele ja ütleme, ja seda siis pakuti Eesti põllumeestele välja ja me olime siis praegusel juhul vist ainsad, kes olid nagu valmis puid põllu sisse istutama, et me saime ka selleks nagu rahastust, et see on ka nagu mõnes mõttes nagu tore, et kui sa midagi uut nagu proovid või teed ja leiad ka omale projektipartneri, siis tihtipeale saab ka nagu neid riske nagu jagada, et me õpime tegelikult üheskoos, et milline mults sobib seal paremini, et seal on mingi lambavilla, siis on hakke, siis on mingisugune muu kangas. Ja biolagunevaid tekstiile erinevaid. Jah, et eile just vaatasime neid ja mõtlesime, et see nagu ei tundu väga hea, sellega oli kehva jahkerdada. Et kui me nüüd mõtleme, et me nagu suurendame seda kilomeetritesse, et siis kuidas see tööprotsess üldse välja näeb, kas me istutame sügisel või kevadel. Jah, et nagu... Ja seal see virnastamise aspekt ongi tegelikult selles, et mis me sinna istutame. Et tegelikult potentsiaalis on see, et me istutame näiteks sinna, ma ei tea, viljapuid ja marjapõõsaid ja siis keegi võib võtta selle oma ettevõtte sisendiks ja toota sellest mingisugust mehu või siidrit või ma ei tea, neid marjarulle või mis iganes asju, et võib-olla me ei jõua seda ilmtingimata teha, aga see on jällegi mingi lisavõimalus ja see sõltubki sellest mõttest, et mis ma sinna sisse panen, et võib-olla ma teen hoopis küttepuid ja sellega lisan mingi aspekti või siis ma just taipasin, et aga kui me paneme tammesid on ja näiteks kui me mõtleme, et me tahame loomad ka sinna võtta, siis ma võin ju kasvatada seal hekis sisuliselt omale tammeposte näiteks on ja need tammed, et poste osta on nagu suht kallis, aga kui nad seal kasvavad ja võib-olla nad, ma ei tea, äkki saab lihtsalt niimoodi, et nad kasvavad seal ja on postid. No niimoodi, jah. Et seal neid mõttekohti on nii palju ja see kõik ongi see, kuidas need erinevaid ülesandeid sinna sisse põimida ja mida mitmekesisem see on, seda nagu huvitavam. Ja meie teine näide, mis ei ole ka veel realiseerunud, aga piltide pealt me võime tutvuda proua 67600. Tema on üks nendest, kes siis tulevad siis augustis või septembris. Ja need Rohumaa on rajatud, need tammepostid Saaremaalt on ka kohal. Õnneks meil on ka see habemik Stefan on seal minu taga seletab seal mingid kompostid. Veenab Sandrit, kuidas mingid asja teha. Et ma lasen ennast nigida, et siis jah, et meil tulevad, me tahame, loomad on ostetud, see juhtub ja meil tuleb 20 looma ja me tahame siis luua nagu demonstratiivse lahenduse, kuidas teraviljakasvataja ja karjakasvataja nagu saavad koostööd teha. Niimoodi, et mõlemal on nagu võit-võit lahendus, et siis kuidas parendada siis mulla elurikkust ja mulla viljakust koostöös loomadega ja samal ajal tekitada siis lisandväärtust ka nii majanduslikus kui ka siis looduslikus võtmes. Et me dokumenteerime seda ja kutsume kindlasti külla vaatama ka, et kuidas läheb, et see ei ole nagu suur hulk, aga see on samm selleks, et nagu teha see muutus, ütleme siis oma peas, et nagu seal ma näen, mina olen seal kehahoiak on ka siuke, et okei, vaatame, kuidas läheb. Et see on hästi loomulik, et meil on, kui me mingi uue asjaga kohtume, siis eestlaslikult ka, et kuidas see asi ikka nagu nüüd on, et no ja selles mõttes, et tihes peas. Tihes peas ja tegelikult nagu hirmud ja kõik asjad, et meie isa nagu
ma arvan, isa jaoks on isegi veel õudsem aga teisipidi perspektiivi pannes on tegelikult olnud hästi loomulik osa talupidamisest, maal elamisest, et sul on need loomad seal, lihtsalt vahepeal on juhtunud mingi asi, et loomad on laudas ja põllud on ilma loomadeta ja siis need kaks asja ei kohtu, kuigi nagu looduses on see ringlus igati loomulik ja meie paljud probleemid on sellest, et seda enam seal ei ole, on ju. Me peame seal kuidagi sinna tagasi saama. Ja siin siis see plaan on see, et võib-olla sina võid rohkem öelda, et nad on, me tegelikult ei taha neid sinna lauta üldse pannagi, et me poegimise ajaks meil peab see lauda all olema, aga ütleme, me ei räägi nüüd mingisugusest innovatsioonist praegu, aga või innovatsioon selle juures on see, et kuidas neid nagu karjatada, et see inglise keeles on ütlemine et see probleem ei ole nagu lehm. It's not the cow, it's the how. Jah, et just kuidas seda lehma majandada, karilooma, et see portsjonkarjatamine, kus loomad on tihedalt ühe ala peal, lühikest aega liiguvad järgmise ala peale, et nad ei talla seda kinni, nad söövad osa trambivad ja osa nagu jätavad, et siis see õige karjatamisviis tagabki selle, et see tegelikult nagu tagabki selle, mida me nagu ootame, et me põllumehena ma ei taha, et minu põld nagu tuksi keeratakse. Eks näis, võib-olla midagi läheb viltu ka, aga ütleme, me ei keera nagu kõiki põlde korraga tuksi. Nad ainult 20 veist. Jah, et ühesõnaga, et siin nad on Eestis ka erikülvet on siin talvel loomade karjatamist teinud, et nad on seal bale grazing ehk siis nagu see põhu nagu ütleme, neid viiakse siis need põhupallid keritakse lahti, kus nad siis toimetavad ja siis lähevad järgmise ala peale, et kuidas vähendada nagu tööd ja lasta nagu loomal teha oma looma asja nagu. Tegelikult loomad on disainitud ikkagi, või nad on evolutsiooniga arenenud nagu saama õues hakkama. Jah. Ja siin ongi see nii-öelda inspiratsioon, kes sellest teemast on huvitatud, et siis näiteks avaldab väga mõtet, et see Steve Kenyon on ju umbes, tuleb Eestisse, rääkis siin sellest, et jah, mul ei ole ei maad ega loomi, aga mul on edukas ettevõtja ja ma majandan neid veiseid seal Kanadas nendel suurtel väljadel, ma ei tea, mitusada kilomeetrit kodust eemal, mingis ringis kuskil on ju. Ja ta on mõelnud välja, kuidas seda teha ja seesama probleem, mis lugesin, et meil on ka, et maaomandus on Eestis Euroopa mõttes nagu võib-olla kõige rohkem nagu koondunud selliste, et suur maaomanike kätte ja tegelikult Eesti mõttes, nii-öelda maailma mõttes pole see veel probleem, kui võrrelda mingi Kanada või Ameerikaga seda asja, et need väljad ja kõik asjad on nii suured, et siis me peamegi nagu mõtlema neid uusi lahendusi, kuidas seda samale maale saab nagu rohkem kihte lisada ja selles mõttes see tundub nii vabastav mõte, et isegi kui mul ei ole maad, isegi kui mul ei ole loomi, võib-olla ma saan maal elada ja maa ja loodusega ja loomadega koos töötada, kui see on see, millist elu ma tahan elada, et ma ei taha enam linnas või kogu aeg arvuti taga näiteks olla. Et jah, selles valguses see on äge näide ja need inimesed on nagu olemas, kellelt küsimusi küsida ja et tänane mõte on ka nagu luua sidemeid ja jagada ideid, ja meie nagu, ma mõtlesin, et me võiks niimoodi välja käia selle, mis meil on, sest me saame ikkagi rääkida ainult sellest, mida meie, mis meil... Kõik on kontekstipõhine. Ja mis meil on, et praegult me võime öelda, et meil seal küüni seal kõige kõrgemast kohast ringi vaadates, et mis me seal näeme, et varsti näeme seal nurgas neid veiseid võib-olla, siis need tekid seal tegelikult osad tulevad, kevadel hakkame siia samma istutama neid, siis tegelikult mett juba, ma mõtlesin, et see on ka, mett juba kogutakse meie maadelt, tegelikult see on ka nagu ettevõtete vinnastamine, et me kasuta ei pea kõiki maid omama, mesilased. See on tavapärane. Ja see on juba tavapärane, aga tegelikult on see sama asja näide. Meie võiksime kasvatada meelindudele sobivat taimestikku. Jah, meie võiksime mõelda, et mis need meelinnud näiteks kevadel on, et paneks pajusid sinna, et esimene asi, mida saab, et mõelda näiteks ekkides oleks kogu aeg midagi, mis õitseb, mis pakub nendele süüa, et ma saan selle ju disainida, ma saan selle otsustada, et ma ei pea panema nagu kõike ühte sinna ritte. Ja siis lihtsalt võtsin näiteks selle, et me oleme
siin ühe sellise vana koleda hunniku otsas, mis oli kunagi Sigala, aga millest me üritame midagi toredat välja mõelda ja sinna on meie selline talu, ma ei tea, masina ja elektri ja kuivatamise ja kõik jõud nagu hakanud koonduma. Et aga seal on tegelikult nagu ruum igasuguste asjade jaoks, et mina just märkisin siia maha, et okei, et me tahame tekke teha, et ma ei saa neid asju kõik seal puukoolidest ja ma pean vist tegema siia väikse mingisuguse taimekasvatusnurgakese siia põhja külge. Aga samal ajal meil on siin tegelikult selline aiaga piiratud aed, et sama hästi võiks keegi siin vabalt köögivilju kasvatada a la hektaril ja saada sellest päris palju toitu ja tööd. Et siin on lihtsalt Richard Perkinsi näide Rootsist. See on see puukooli asi, see kuskil siin võib-olla. Siis tegelikult need on see samad viljapuud, et see on Kanadast Permaculture Orchard lahendus, mida sisuliselt saab olla see agrometsanduse variant või hekid võivad olla see sama asi. Tegelikult on võimalik komposti või vihmausse kasvatada ja mida iganes nagu veel, et see võimaluste ruum nagu, me ka ei oska kõiki võimalusi välja mõelda, aga ma arvan, et see peab selle nagu Pandora laeka kuskilt lahti tegema ja katsetama, mis kuskile mahtuda saab. Jah, ütleme jah, meil on nii-öelda voolu ja katust ja mulda ja maad, et see võikski nagu välja näha minu vaimusilmas niimoodi, et kui kellelgi on nagu vajab ühte neist, mis ma just nimetasin, siis me saame pidada läbirääkimisi, lepime kokku, millises osaluses ja millises vastutuses need asjad toimivad, võimalikult vähe kohustusi nii-öelda mina võtaksin endale ja siis annaks võimalikult palju vabadusi nagu sellele ettevõtjale, et oma ideed ellu viia, et siis üheskoos sellest nagu rääkida, üheskoos inimesi külla kutsuda, et tekibki nagu selline nii-öelda hakkabki sünergia nagu tekkima, et see on see nagu, ütleme, mida me oleme oma peas mõelnud ja siis järsku tekkis see tänane üritus kuskilt ja siis me kiiruga tegime Mariann tegi selle ettekande ja nüüd me siis nagu räägime, et nagu me ütlesime ka, et me alles nagu loome seda, me räägime sellest ja rääkides seda, uuesti loome seda nagu, et selline põnev aeg, ühtepidi palju teadmatust, aga see nii on kogu aeg olnud, et liigume samm-sammult ja hästi hea on sellisel, kui on väga palju häguseid nagu asju ja hästi palju toimub, siis on toetuda põhimõtetele ja kui on vaja mingit otsust nagu teha või otsust nagu hinnata, siis või valida mingit suunda, siis on hea nagu oma silme, et kuvada need põhiprintsiibid, et just nagu taastava põllumajanduse vaates häiringud, nii keemilised, füüsikalised. Oleme rääkinud mitmekesisuse suurendamisest täna juba palju. Hästi oluline, et mullas oleks juurikad, ehk siis nagu elavad taimed läbi talve. Ja seda üle Eesti te kindlasti olete märganud, et see aasta oli hästi palju vahekultuure, mis on, ma arvan, nagu suur saavutus, et selline nagu julgustav toetus ka oli põllumeestele sellel aastal esimest korda. Et see on nagu, et me hoiame seda elu ja toidame seda elu nende taimede ja juurikate abil. Kaitsta oma mulda, et seda tuul minema ei puhuks, mida olen kahjuks ka oma silmadega tunnistama pidanud, ja olen sellele ka kaasa aidanud. Täna püüan seda mitte taas teha. Et otsekülv aitab seda lahendada ja samamoodi need vahekultuurid. Ja see kõige olulisem võib olla see kontekst, et kuidas mina oma mikropiirkonnas saan seda praegu teha. Et iga ettevõtja, iga põllumees, põllunaine, aednik tunneb oma kanti ja oma nagu teemat, et me ei saa kunagi nagu kõike otse tõlgendada nagu oma tegemistesse, et see... No ja lisaks ei saa me lihtsalt, et kui Ben ütleb, et kuule, tehke seda, aga kui meil tegelikult ei ole nagu mingit ühtegi inimest, kes tuleks ja teeks seda, eks ju, siis seda ka ju ei juhtu, et see ikkagi on selles mõttes kontekstist, kas või see praegune kontekst ja need inimesed ja nad kõigest sellest sõltuvad. Meil Eestis nagu sa pead tegelemagi sellega ka,
et eestlased on nagu nad on, nagu me ise kõik teame, millised me oleme, et jõuda üldse selleni, et sa tahad kellegagi rääkida või kohtuda või koos midagi teha või kui sul tekivad konfliktid, et siis sa julged nendele lahendusi otsida ja seda kultuuri kasvatada, kuidas siis seda teha ja üldse julgeda kokkuleppeid sõlmida ja nagu kõik need hirmud, mis sa pead ületama selleks. Sest harjumus on ikka, et parem kontrolli ikkagi kõike ise, sest siis ei saa keegi sulle käru keerata, et eks see on nagu eks ebaõnnestumine on alati nagu õnnestumise nagu ütleme vahekultuurid, seal on tavaliselt püüame 5 taimeperekonda sinna saada, et võib-olla tihtipeale me ei kasvata tatart, kaera nii palju kõrvalistest, siis liblikõielistest talivik on olnud talvises kultuuris. Rukkis on niisugune hea oma juurekava poolest. Kesaredis teeb nagu harimistööd, erinevad ristikud, keerispea ja nii-öelda valik on selles mõttes nagu lai, et ega see vahekultuur on ka, see on millised, nagu Marin ütles, et millised taimed sa sinna paned, need igal taimel on oma nagu juurekava, oma juureeritised, oma funktsioonid, et seda tulebki siis ka jälle kontekstipõhiselt nagu valida, et kas mu põld on, mis mu põld nagu toimub, et selles valguses või mida ma soovin saavutada, et kas umbrohte alla suruda või ma soovin haigustekitajad alla suruda, mul on mingi probleem, mida ma püüan nagu lahendada, et sellest tulenevalt on ka see vahekultuuri segu, et ma ei saa nagu öelda, ma saangi nagu rääkida, mis me oleme kasvatanud ja ma kindlasti ei väida, et see nagu on, see on kompromiss ka sellega, et milliseid seemneid ma nagu suudan ise kasvatada, et kui ma 400 hektarit tahan vahekultuuri külvata, siis ütleme, seal tekivad omad küsimused nagu, kuidas lahendada, aga näiteks aias oma peenardele talvist vahekultuuri teha, ma ei tea, oleme emaga siin kaera proovinud lihtsalt nagu ka monokultuurina, et ta väga hästi toimub, et selle vahekultuuri mõte, mis ütleb, ongi vahe, et kahe sinu saagikultuuri vahel, et midagi kasvaks seal, et kogu aeg oleks seal mingi elu, et tegelikult sügisel võib sama hästi sul jääda, et võtad sibulad üles ja sul tegelikult nagu peenar tühi kuni kevadeni, et tegelikult jõuaks seal kasvada midagi vahel ja mis tegelikult seob süsinikku, mis suurendab sinu mulla viljakust, on ju, et siis sama hästi võiks ju seda teha, on ju, lihtsalt ei tule selle peale, on see häda. Ja võib-olla see viimane kõige olulisem, see pühendumine või ma ise mõtleks kaldkriips ka nagu tahe, et inimese tahe on see, mis tegelikult asju liigutab, et kui ma korraks proovisin vahekultuure ja see oli põua või väga külm ja kuiv sügis ja mul kasvas ainult põllu peal mingisugune väike iduleht, siis proovi järgmine aasta uuesti, et järgmine aasta tuleb nagu, et ka sellest väiksest on kasu tegelikult, aga võib-olla järgmine aasta on sul põlvini nagu ja sa mõtled nagu, jess, see oli kõige ägedam asi, mis ma see hooaeg tegin võib-olla, et tõesti see on niisugune eduelamus, kui see õnnestub ja sa tunned, et ja sa saad ka nagu põllumees, muidu nagu põllumees kui niisugune nagu rahvavaenlane, et ta nagu mürgitab ja väetab ja keerab tuksi kõik ja ostab kõik maa ära ja et nagu, aga siis ta nagu sellega, nagu kui sul õitseb mingi tee äär või põld, siis sa nagu annad nagu tagasi ja kõigile nagu meeldib ja et minul nagu on see tunne vähemalt, et ja see on nende hekkide tunne ka, et tegelikult kuidas isa meil selle mõttega nagu nõusse sai või selle osaga mõttega ta saigi, kui ta mõtles, et aga siis mina saan ju rajada sellise uhke allee, et kui mina juba läinud olen, siis keegi saab mõelda, et näed, mina istutasin need puud sinna või vähemalt ma olin nõus, et need sinna istutatakse. et seal on neid mõtte nüansse, et sa pead leidma selle, mis sind käivitab või kui sul tekib nagu rada, näiteks suurte põllu sisse tekib rada, oh my God. Et kus ma saan läbi jalutada ja seda maastikku üldse näha ja see on hea näide, on see järgmine pilt ka või? Ei, see tegelikult see võib päästa nagu mingis mõttes elu, vaata see järgmine pilt, kus mul on, et see vahekultuur, et see oli see suvi, mis oli hästi kuiv ja siis see vili läks põllu peal põlema, koristamise ajal ja siis see kõrval oli see talu ja see vahekultuur, mis oli seal täpselt niisugune roheline, see tegelikult nagu
hoidis kinni või noh, oli nagu see puhver, et me teadsime, et ta tõenäoliselt sinna ei lähe, sest et noh, see juhtus ikka väga kiiresti. Tuul oli sinnapoole ja see kõik, jah, põld põles hästi kiiresti, et põles ka nagu vilja natukene ära, aga ütleme jah, et see puhvertsoon igas mõttes ja see noh, see oli niisugune huvitav, eks inimesed põldude ääres erinevad käituvad, aga nad juba pikalt nagu rääkisid, et meil ei meeldi, et te nagu tulete nagu nii lähedale meile ja me vist korra olime Pritsiga ühele mingisugusele taimekesele liiga ka teinud kogemata ja noh, siis lahendus nagu oligi see, et okei, ärme siis nagu asja enam teravamaks tee, et tõmbame sinna need noh, vahekultuuri ja see väga hästi õigustas ennast, et jah. Ja siin samamoodi, see on minu slaid siin, et oligi reaalne külviviga ja no mis me siis tegime, kevadel tõmbasime sinna mingisuguse riba kasvama ja see nägi väga äge välja. Et täna me nüüd teeme nagu teadlastega koostöös selliseid asju. Neid nimetatakse lõokese laikudeks või siis rohumaribadeks või mis seal erinevad asjad. Siin me teeme Marianiga eelmine aasta tegime komposti, millega me töötlesime selle väikese kogusega, me töötlesime sadu hektareid seemneid, mis me külvasime nii vahekultuuri seemneid kui ka viljakultuur, me talv otsa korjasime mõlemat oma köögikomposti kokku ja nägime selle ümber ja tegime tralli, aga lõpuks sai sinna komposti sisse ja mõttes sellise huvitav koostööprojekt. Et tihtipeale võib-olla suuremad põllumehed ja ka aednikud mõtlevad, et kuidas ma siis nagu saan seda teha, aga tegelikult see on hämmastav, kui sa mõtled, et mingist ühest kantmeetrist köögijäätmetest, hakkepuidust ja mingist muust sodist, mis sa leiad, sa saad tegelikult juba luua muutuse oma sadadel hektaritel. Et see paneb nagu kukalt jätsima, et kas mul ei peaks olema nagu 100 tonne siis seda komposti, aga tegelikult me tahamegi nagu head elurikast ja nagu toimivat asja, millega me nagu inokuleerime või nagu rikastame need seemned, et see nagu tihtipeale need lahendused ja siin ma ei räägi mingisugust nagu soovunelmast, vaid see on nagu uuritud ja puuritud asi, et seda lihtsalt tuleb teha, aga kui sul ei ole seda harjumust seda teha või sa isegi ei tea, kuidas komposti teha, siis ongi vaja algus kedagi, kes sulle kaikaga nagu tagumikku annab või mitte niimoodi, tähendab julgustab ja tuleb aitab võib-olla selle esimese nagu takistuse ületada ja me üritamegi seda täna, mina nii-öelda teiste noorte põllumeestega, kes on ka sellest teemast huvitatud, nagu teeme ka nagu neid samme, et see ka jõuaks nagu laiemalt nii põllule kui ka poliitika kujundamiseni, kui ka nagu ütleme, et see muutus nagu toimuks, sest et see tundub nagu õige. Ja. Ma arvan, et nüüd on see aeg, et kui te tahate küsimusi esitada, siis veel saab. Aga meil on nagu pärast tegelikult arutelu aega ka natukene, aga jah, et konkreetselt. Ma küsiks ka sama komposti kohta. Et küsiks selle sama komposti kohta. Ma saan pärast täpselt aru, et kuidas see, mis selle nagu mõte oli, et seda füüsikast et see komposti mõte on meil nagu see mõte on elu paljundamine, et me saame seal hästi elurikka komposti, mida me teame, et seal on palju sellist elu, keda me tahame ja siis, kuidas me seda paljundasime, oli, et me ei pannud seda, laotanud seda kuskile maa peale, siis ta oleks läinud ju väga ruttu kaduma, aga me tegime komposti ekstrakti sellest, et sisuliselt lasime vett sellest läbi ja siis sellega töötlesime seemneid. Et on olemas, kuidas see nimetatakse, puhtimise masin, eks ju, sellega, aga siis me sisuliselt hoopis läks see komposti vedelik selle seemnetega kokku ja siis sellega said nagu kõik seemned selle paketi endale kaasa. Ja siis lisaks nagu toitaine ka, mis seal on. Mingid lumiin ja fulvohapped ja melass ja kalahüdrolüsaat ja aminohapped ja. Sisuliselt siin on pildid mikroskoobiga, et see on nagu ühe põllu pealt pilt, kus on sisuliselt ainult mingid liiva ja saviosakesed ja bakterid. Et seal pole nagu, see on lihtsalt reaalsus, eks ju, aga ma tahaks, et seal oleks igasuguseid muid organisme ka, et see on lihtsalt üks minu enda kompost, aga et
me saame vaadata sisuliselt, noh, et kes seal on ja toimetab ja me tahaks, et nad sinna põllu peale saaksid tagasi. No ühest põllumullast on seda ka vist palju oodata, on ju? Kompost on alati kangem kui põllumuld, on ju. Jah. Siin on jah, Tanel Vahter nüüd on 2 perioodil, nüüd on ka neid mükoriisa seeni meie põlludes ka nagu mõõtmas käinud, et nüüd oligi eelmine aasta oli ka meie põldudel mõõtmine, et ma huviga ootan, et kas meie tegevused vahepeal on midagi nagu parendanud, et me saame nagu ka mingisuguse ajatelja nagu enda silme, et noh, et see teema on, mükoriisa ei ole nagu noh, uus teema, et see on väga miljoneid aastaid vana teema, et pigem on, kuidas me selle taastame oma põldudel. Ja... Aga veel küsimusi, ära pane edasi, muidu me ei saa küsimusi jutte. Okei. Ja. See virnastamine ongi see mõte, et kuidas üks asi võiks täita mitut funktsiooni. Seesama, et näiteks meie hekk võiks olla kellegile teisele ettevõtte sisendiks, näiteks, et tema saab sealt oma marjad kasutada või keegi selle mingi ala peal, mis meie jaoks on võib-olla kasutu, mingi hektari upikene see laia sees, aga keegi võiks seal hoopis kasutada näiteks köögivilja. See virnastamise mõte on, kuidas anda sellele ühele olemasolevale asjale nagu mitmeid rolle või ülesandeid sisuliselt. Ühesõnaga täna põllumees näiteks kui me vaatame maapiirkonda, et ta teeb ühte kitsad niši nii-öelda, aga tal jääb üle nagu, temal tekib mingisugused ressursse, mis kas üle või on ala, mis on nagu vaba või saaks nagu sinna lisada nagu kihte. Pennil näiteks oli see, et tal on seal loomad on ja siis tal on mingid... Mõte on aru saada, kas see kontseptsioon ei segaseks, kas ta mingi äriline kontseptsioon? Ei, ta on põhimõte. Ta on põhimõte lihtsalt see, et loodus niimoodi teeb. Et selles mõttes ta ei ole nagu meile kuuluv ärimudel ega mitte kellegile kuuluv ärimudel, vaid ta on kontseptsioon või mõte, et võiks nii teha. Ärimudel saab see olla ainult läbirääkimiste tulemusel. Jah, kui konkreetselt. Jah, et a la ütleme, et seal Pennil tihti peal oligi, et kas tal oli üks fermenteeritud jookide tootja, tema tegi tal ühe kuuri, renoveeris tal ära, kus ta sai hakata seal nagu algust tootma ja tema osales seal mingi 10–15% või kuni 20% omas tema seda nagu, ütleme siis seda startupi või seda alustavat ettevõtet ja tema ei osalenud seal ärilistes otsustes ega toimetamistes, aga näiteks täna sellele ettevõttele on tehtud juba ütleme, et see osutus edukaks ettevõtteks ja ütleme, kui nüüd see fermenteeritud jookide omanik või looja otsustab seda exiti teha, siis lihtsalt Penn on nagu seal jalgupidi seal sees ja saab sealt oma nagu tulu nii-öelda, ja selle ühe ettevõtte nagu väljund umbes, neil tekib mingi löga, mida nad ära komposteerivad, siis teine ettevõte teeb sellest vihmaussi komposti ja müüb seal samas poes nagu ka. Ja või loomad söövad selle nagu ära. See on hästi loogiline, aga kuidas ta ärimudelina võiks olla lahendatud, et see idee, mis te ka välja pakkusid, et teil on katus ja energia ja tulge kuidas see majanduslikult oleks realiseeritav? See koostöömudel peaks tulema läbirääkimiste käigus, ta oleks spetsiifiline kindlasti, aga ütleme, see suund peaks olema nagu see, et ütleme, mida ma just enne kirjeldasin, et mingisuguse väikse osaga sa oled sees, milles ollakse kokku lepitud ja samas nagu see üks ei kontrolli teise nagu otsuseid, nagu põhimõtteliselt nagu startup-indus, aga nagu omas võtmes nii-öelda. Et see ei ole nagu valmis kontseptsioon, aga see idee on nagu see ettevõtte virnastamine, ma kirjutasin sellest väikse artikli ka, aga see isegi nagu meedia poolt nõus seda vastu võtmas, see mõte on nagu umbes nii uus, et kui sa paned ettevõtete virnastamine, siis see ei leia nagu mitte ühtegi vastat eesti keeles. Aga kui sa paned inglise keeles Stacking Enterprise'i, siis sa leiad nagu palju artikleid, aga meil on see lävend nagu nii kõrge, et me isegi ei saa nagu meedias sellest rääkida, sest keegi ei tea sellest veel. Aga keegi ei saagi sellest teada, sellepärast, et kas ülikoolis keegi teab, ülikoolides kuskil keegi teab sellest? Ei, mina ei tea. Praegult on ju sellest taastava põllumajanduse teemas on ju niimoodi, et ülikoolid sörgivad põllumeeste sabas. Tegelikult nad üritavad tõestada seda, mida põllumehed juba teevad ja see kõik on nagu millegipärast ajast maa, sest et kõigile, ma ei tea, see mõte muutuks on nagu lihtsalt nii keeruline asi.
nii see tihes on nii võib-olla see uurimine tihtipeale teadus on, et ta töötab nagu kindlas, ta vaatab ühte kindlat asja ja võtab sealt oma järeldused ja siis teine teadlane vaatab teist kindlat asja ja võtavad oma järeldused. Olemasoleva paradigma raames. Kindlasti. Ja selles mõttes, et probleem ongi, et praegu on loodus on nagu tervik ja ma tahan terviku järgi toimida, siis ma pean seda tervikut hooma, aga teadus tahab selle kõik teha mingiteks asjadeks, mis ei ole enam tervikud võib-olla ja siis ma ei saa seda ei uurida. Ma ei taha öelda, et ma olen teaduse vastu, aga meil on vaja nagu kompleks küsimust lahendada ja tihtipeale selleks meil ongi vaja vaadata siis kõiki neid teadusi nagu ühes koos või tuua need teadlased nagu ühe laua taha. Süsteemmõtlemist või mingi selline. Ja siis jõuame ja lõppkokkuvõttes, kui me vaatame ka nagu on nagu põllumajanduses, et on need katsekeskuste katsed ja saagitulemused, aga kui me toome need samad asjad oma põldude peale, siis nad ei ole täpselt üks ühel, et alati on nagu, et sama, aga ütleme selle puhul, et ega me ei tea, kuidas nagu läheb, et me loodame, et läheb hästi, aga mõni asi võib halvasti ka minna, aga siis olekski nagu idee, et neid funktsioone oleks mitmeid, kui ühel ei lähe hästi, siis läheb teisel hästi. Eks ta niimoodi on, et me püüame seda, ütleme Stefaniga koos, me püüame seda hästi tugevalt ka nagu dokumenteerida, et mis on see ärimudeli nagu need, et kuidas me seda üles ehitame, mis on, et kuidas olla nagu õiglane mõlema suhtes, et lihtsustada näiteks järgnevate teraviljakasvatajate, loomakasvatajate ütleme siis läbirääkimisi just, et jõuda nagu selle parima praktikani, et me nagu loome neid alles praegu. Jah, et selles mõttes siuke uus värk. Jah, võib-olla see mõtlemine on sinna poole küll. Ma olen vaielnud ministeeriumiga innovatsiooni üle, põllumajandusministeeriumiga. See oli väga huvitav. Aga see oli väga tüütu ka, et siis siiti peal nagu väga paljud asjad ja tegelikult, mida me teeme täna, on nagu ammu unustatud vana tänapäevases nagu võtmes, et see on hästi, kuidas ma siis ütlen? Ta on nagu on. Nii öelda jah, et selles mõttes tõesti imelik nagu öelda, aga me oleme nagu kuskil äärmusesse nagu jõudnud mingite teemadega ja nüüd sinna tagasi tulemine tundub alguses nagu natuke hirmutav või innovatiivne, et sest sellist põllumajandust on ju tehtud väga lühikest aega.